Pakri laht piirneb Pakri poolsaare, Väike-Pakri saare ja Kurkse väinaga. Lahe pikkus on 12 kilomeetrit ja laius 3–4 kilomeetrit. Edelas lõpeb laht 2 kilomeetri laiuse ja kohati mõne meetri sügavuse Kurkse väinaga, millest suured laevad läbi ei pääse. See oleks pakkunud sõjalaevadele kaitset vaenlase rünnaku korral Kurkse väina kaudu. Jäävangistuses on laht vaid väga külmadel talvedel. Tuulte ja tormide eest kaitsevad Pakri lahel ankrus olevaid laevu Pakri saared. Tormituutes heitlevad meremehed on leidnud siin sajandeid varju ja oodanud tormi vaibudes võimalust edasi seilamiseks. Pakri lahe looduslikke eeliseid ja sobivat geograafilist asukohta on kasutanud möödunud sajandite kestel mitmed võõrriigid. Lahte hakkas kasutama 16. sajandil sõjalistel eesmärkidel Rootsi kuningriik. 12. sajandil rajasid üle mere saabunud rootslased lahe kaldale väikese küla. Rogerviki lahe äärde tekkis Ranna-Rootsi asustus. Esimesed eestlaste asulad rajati Pakri poolsaarele 13. sajandil. 13. sajandil sai Taani hindamisraamatu järgi poolsaare keskuseks Lao küla ehk Laiduskae. 14. sajandil rajasid külaelanikud siia lautritega paadisadama. Enamasti saabusid rootslased Pakri poolsaarele Soomest Uusimaalt. 1377. aastal on märgitud ajalooürikutes poolsaarel Pakre küla, mille asustasid nii eestlased kui ka rootslased. Rootslaste külad hakkasid kerkima ka Pakri saartele. Rootsi kuningriik oli pidanud Eesti alasid endale kuuluvaiks sajandeid. 17. sajandil rajasid rootslased poolsaarele oma laevastiku tugipunkti. Läänemerd hakkas kontrollima Rootsi kuningriigi sõjalaevastik. Nad ehitasid oma mõjuvõimu kindlustamiseks poolsaarele väikese sadama ja kindlusasula. Saamaks juurdepääsu Balti mere rannikualadele alustas Peeter I 1700. aastal Rootsi kuningriigi vastu sõda. Peterburi ja kroonlinna rajamisel olnud sadamad ei võimaldanud vaba tegutsemist kogu Läänemere ulatuses. Soome lahe aastaringseks kontrollimiseks vajati jäävaba lahte ja sadamat, mis paiknes kaugemal Peterburist ja lähemal Rootsile. Peeter I otsustas rajada poolsaarele Vene impeeriumi Baltimere laevastiku baasi. Saavutamaks ülemvõimu Läänemerel vajas Venemaa suurt laevastikku. Venemaal alustati uute sõjalaevade ehitamist 1702. aastal. Alustatud Põhjasõjas saavutas Venemaa edu ja vallutatud Balti alasid tuli hakata rootslaste eest kaitsma. Selleks vajati sõjasadamat ja võimsat merekindlust. Lisaks kaitsemuulile, merekindlusele ja sõjasadamale tuli rajada nende juurde ka sõjaväelinnak. Teine kindlus ning sõja- ja kaubasadam kavandati ehitada Väike-Pakri saare idakaldale. Kaitsemuuli otstesse ja keskele oli kavas paigutada suurtükipatareid. 1715. aastal külastas saar Pakri poolsaart ja Pakri saari, et kõik oma silmaga üle vaadata. Teistkordsel külaskäigul 1718. aastal näitas ta kätte sõjasadama, kaitsemuuli ja kindluste asukohad. Ühtlasi märkis ta kaardile kaubasadama, sõjaväelinnaku ja tuletorni asukohad. Saar määras juhtima merekindluse ehitamist insener-polkovnik Johann Ludwig Ott von Lubereissi. Ta täiendas esialgset sadama plaani ning kavandas sõja- ja kaubasadama
mille juurde pidi ehitatama kirik, kasarmud ja maja keisrile. Kindlusest lõuna poole jäid sadam ja korrapärase planeeringuga sõjaväeasula. Plaanis oli ehitada kasarmud 16 000 soldatile ja moonalaod. Mitmed endised kasarmuhooned on Paldiski Põhjasadamas kasutusel ladudena. Praeguse Põhjasadama territooriumile rajati ka toidumoona, loomasööda ja materjalilaod. Kaitsemuuli ehitamiseks kasutati Kindluse seinte paesse murdmisest saadud kive. Lahti raiutud paekivid veeti Kindluse seina juurest muulile peamiselt hobavankritega. Põhjasadama muul ja kai koos sadama sillaga paiknevad kunagise kaitsemuuli asukohas või selle läheduses. Loodusjõud on saarepoolse muuli osa 3 aastasaja kestel täielikult hävitanud. Pärast tsaari 3. Rogerviki külastust 1719. aastal alustati paralleelselt muuliga ka merekindluse ehitamist. Kindluse merepoolsed ja külgmised 6-8 meetrised seinad raiuti paekalda kivisse pae murdmisega. Kindluse bastionid ehitati palkidest sõrestikust, mille vahet täideti kivide ja kruusaga. Maapoolsete bastionide vahel olevad kurtiinid rajati pinnasevallidena. Bastionid ja kurtiinid ümbritseti 7-8 meetri sügavuste ja 24-30 meetri laiuste vallikraavidega. Vallikraavi täitis veega kevadel ja sügisel suurvee ajal Paldiski oja. Vangides sunnitöölised pidasid Rogerviki Kindluse ehitamisele saatmist võrdseks nende suhtes tehtud surmaotsusega. 1724. aastal ehitati tsaari korraldusel uus 14,6 meetrine paekivist tuletorn valitseja poolt näidatud asukohta. Pakri vana tuletorn on üks Balti mere vanematest tuletornidest. Pakri tuletorn sarnanes 1760. aastal ehitatud Suurupi tuletorniga, olles sellest väiksema läbimõõduga. Kui peaks leidma aset järgmine kaldavaring, võtab see endaga tõenäoliselt kaasa ka vana tuletorni. Koos Sõjasadama ja merekindluse ehitamisega hakkas 1720. aastatel arenema ka Rogerviki asula. Sõjaväe linnak algas sadama juurest. Selle planeerimisel järgiti korrapärast paralleelselt kulgevate ja ristuvate tänavate võrgustikku. 40 meetri laiused tänavad ei sobinud tegelikkuses väikese asula 1- ja 2-korruseliste hoonetega. 1734. aastal ehitatud tolliteenistuse hoone on kasarmute järel üks linna vanematest hoonetest. Majas asusid Balti tollidepartemangu ülema ameti- ja eluruumid. Hästi säilinud hoones tegutseb tavern Peetri Toll. Taverni teisel korrusel saab tutvuda Pakri poolsaare ja Paldiski linna ajalooga.
Pärast tsaari surma 1725. aastal seiskusid merekindluse ja muuli ehitustööd peaaegu 4 aastakümneks. Pooleli jäänud rajatised hakkasid lagunema, tormilained mõjusid kaitsemuulile hävitavalt. 1746. aastal külastas tsaari tütar keisrinna Jelisaveta Pakri poolsaart ja Pakri saari. Otsustati jätkata pooleli jäänud ehitustöödega. Kindlat plaani tööde tegemiseks polnud ja vähesed Rogerviki saadetud sõjaväelased ei suutnud praktiliselt midagi korda saata. Vajalikku kontrolli tööde üle polnud ja ehitustegevus soikus mõne aasta pärast taas. 1762. aastal käivitas troonile tõusnud keisrinna Katariina II taas ehitustööd. Muudetud ehitusprojekti järgi tuli rajada 2 muuli, kumbki pikkusega 0,5 kilomeetrit. Taas saadeti Rogerviki Venemaa kinnipidamiskohtades tuhandeid sunnitöölisi. Samal aastal nimetas keisrinna Rogerviki asula ümber Baltiiski portiks. Külastades 1764. aastal taas Baltiiski porti, polnud keisrinna rahul merekindluse projekti elluviimise tulemustega. Hiie bastioniga merekindluse kontuurid on aerofotol selgelt nähtavad. Kindluse bastionide ja kurtiinide piirjooned on 150 meetri kõrguselt äratuntavad. Merekindlus võttis enda alla ligi 20 hektari suuruse maa-ala. Kindluse külgede pikkused olid ligi 400 meetrit. Kindluse territooriumile ehitati puidust kasarmud, komandandi maja, moonalaod, püssirohu kelder ja relvaladu. Bastionidele ja kurtiinide pinnasevallidele oli kavas paigaldada ligi 200 kahurit ja suurtükki. Kindluse rajamiseks kasutati 110 000 kuusepalki, mis veeti meritsi kohale peamiselt Soomest ja Hiiumaalt. Kindlus mehitati siiski kõigest 1000 soldatist koosneva garnisoniga. 100 suurtükiga merekindlus jäi mitmekümneks aastaks Vene impeeriumi strateegiliseks tugipunktiks Läänemere ääres. 1783. aastal anti Baltiiski portile linna staatus. 4 aastat hiljem moodustati Eesti aladel maakonnad ja see nimetati maakonnalinnaks. 1788. aastal algas järjekordne Vene-Rootsi sõda ja võis oodata Rootsi laevastiku rünnakuid Eesti randadele. Merekindluse komandandiks oli määratud Prantsuse juurtega François de Roberti. 17. märtsil 1790. aastal saabusid Rogerviki lahele Hollandi lippude all rootslaste laevad. Ankrusse jäädes heisati Rootsi lipud. 2 aluselt avati mõnesaja meetri kaugusel kaldas suurtüki tuli merekindluse positsioonide ja sadamaehitiste pihta. Paatidega maale saadetud 60 mehega dessant tuli vähestele kindluses olijaile ootamatult. 600 soldatist koosnevat garnisoni kindluses polnud. – 1796. aastal Venemaa valitsejaks saanud Paul I korraldusel merekindlus ja sõjasadam likvideeriti ning garnison lahkus linnast. Koos garnisoniga lahkus ka osa Vene elanikkonnast. Nende asemele tulid ümberkaudsetest küladest eestlased, rootslased ja baltisakslased. 19. sajandi algul oli Baltiiski port tähtsusetu maakonnalinn, kus oli ligi 500 püsielanikku. Linnaelanikud tegelesid peamiselt kalapüügi ja põllumajandusega. Paljudele linnaelanikele andsid tööd kilupüük ja kalatöötlemine.
Paldiski port jäi järgnevaks 3/4 sajandiks Eesti kubermangu väikeseks ja vähetähtsaks maakonnalinnaks.